Me kõik teame praegu, et tänapäeval ei ole enam niimoodi, et on üks kindel töö ja siis vastavalt, kas siis inimene sobib sellele tööle või mitte, vaid ikkagi nagu me disainime seda tööd vastavalt inimese tugevustele, huvidele, soovidele, kogemusele. Ja nüüd ongi, et see üks võimalus seda tiimianalüüsi vaadata ja kasutada ongi, et näha kogu selle tiimi täit potentsiaali. Ja mitte ainult vaadata neid formaalseid rolle, vaid tõesti, et kuidas seda tiimi ressurssi maksimaalselt ära kasutada. Tiimi analüüs tõi väga hästi välja, mis on meeskonnaliikmete eelistused, kuidas suhelda, kuidas töötada, kuidas eesmärgistada. Ja see andis mulle siis tiimijuhina väga hea ülevaate, et mis on tegelikult tiimiliikmete loomupärased tugevused, et siis anda tegelikult neile rohkem võimalusi neid töös rakendada, isegi kui see läheb võib-olla nende sellisest formaalsest rollist või ülesannetest nagu väljapoole, et kui selgus, et keegi on väga hea tiimijuht, siis ta peaks saama võimalus seda oskust rakendada. Ja kui keegi on loomuomaselt väga hea kontrollija, siis talle võiks usaldada seda tüüpi ülesandeid ka tiimi sees. Ühelt poolt on kindlasti väga hea näha, saada kinnitust sellele, mis on minu enda tugevused ja sellised, mis on minu profiil, et mõista selliseid tööharjumusi paremini ja paigutada seda konteksti laiemalt. Aga võib-olla isegi suurem väärtus oli aru saada, kes on need teised inimesed minu meeskonnas, millised on nende sellised eelistatud tööolukorrad ja seal siis paigutada või mõelda ka paremini edasistest tööülesannetest. Me kasutame erinevaid meetodeid selle tiimi analüüsi kokkupanemiseks. Üks on siis individuaalne isiksuse küsimustik, mille põhjal me paneme kokku tiimi profiili, erinevad analüüsime tiimi rolle, hoiakuid, käitumisviise, suhtlemisviise, mõtlemisviise, tegutsemisviise ja kuidas me seda vaatame sisuliselt. Kui tiim on siin koha peal, siis me tegelikult võimaldame neil olla selle analüüsi sees ja looval viisil. Ehk siis mitte ainult paberil nagu järge vedada, et mis rollis keegi võiks olla, vaid tegelikult me kasutame tõesti erinevaid meetodeid, et tiim tunnetab nagu reaalselt oma nahal ära, et mis rollis nad võib-olla on ja koos liikumise ja koos erinevate meetoditega. Nii et jah, et lai valik erinevaid meetodeid. Tiimi analüüsi on siin Fonteses teinud ja kasutanud nii tiimid, kes on täitsa oma teekonna alguses. Tiimid, kes tahavad mingisugust käiguvahetust teha, muutust, arenguhüpet võib-olla isegi. Ja ka tiimid, kes on kuidagi võib-olla omadega puntras, konfliktis, raskustes. Nii et need põhjused, miks teha tiimi analüüsi, neid on väga erinevaid. Ma arvan, et absoluutselt iga meeskond peaks sellise asja enda jaoks kunagi läbi tegema ja ideaalis ka tegelikult ilmselt mingisuguse regulaarsusega, et tööd paremini korraldada. Et me tihti arvame ise, et me tunneme ennast väga hästi, aga tegelikult mitte alati ei pruugi see vähemalt kõikides aspektides niimoodi olla. Ta on kasulik nii neile tiimidele, kes tulevad alles kokku ja peavad väga kiiresti tulemuse saavutama, aga ta on tegelikult sama kasulik nendele tiimidele, kes on juba kaua aega koos töötanud ja mõnes mõttes justkui kõik teavad, kes keegi tiimis on, aga ta tegelikult avab seda põhjust või mitte, et keegi on aeglane, vaid tegelikult ta on analüütilisem ja see on tema tugevus, et ta avab tegelikult seda, et mis mingit tüüpi käitumist nagu põhjustab ja tegelikult aitab viia ka olemasoleval tiime nagu uuele tasemele.